Tere kõigile! Tere päevast! Marge on ka nüüd reisilt tagasi ja vaatame kohe, mis uudist meil turgudel on. Marge, sa käisid siin nüüd reisil päris pikalt ja ma tean, et need olid tööasjadega seotud. Et kus sa siis käisid ja kellega sa käisid, kui ka saladus ei ole? Ja üldse ei ole ja tervitan siinkohal tegelikult kõik oma reisikaaslasi naisi, kes siis kampaania raames saada naine puhkama, kellega käisime siis puhkusel ja just enne siis kevadtöid saatsid põllumehed oma naised puhkusereisile ja meil oli väga meeldiv, et siinkohal tervitan kõiki oma reisikaaslasi. Tervitan ka mina. Ja see ei olnud vist ka ainukene reis, et sul oli veel seal üks väike nii-öelda kokkusaamine või selline suurem üritus isegi vist? Jaa, et üle maailma tegelikult tulid siis viljatreiderid kokku, istusime maha ja vaatasime siis nii-öelda sellele ajale otsa ja ka natuke prognoosidele, et kuhu siis see viljaturg liigub, mis maailmas toimub ja selles mõttes oli põnev nagu mõtteid vahetada, aga sellest võib-olla siis pärastpoole, kui turu juurde tagasi jõuame. Aga kuidas meil vahepeal endal läinud on? No ega suur kevad on nüüd siis kätte jõudnud, ega see jõudiski alles ju nüüd viimased paar päeva, et enne seda oli kohati päris külm ja ma tean seda, et paljud tegelikult juba tegid kevadtöid ka enne seda külma ja mine tea, võib-olla tegid päris õigesti, sellepärast, et ega praegu on just kõige oluline just anda taimedele süüa, sest et kiire kasv hakkab, mullas praegu niiskust on ja võibki öelda, et ega taliviljad on juba suht võrsumise lõppstaadiumis ja väetamine tegelikult peakski ju selleks ajaks tegelikult tehtud olema, nii et kellel ikkagi täna on väetis olemas ja teeb väetamist, siis ma arvan, et see on väga hea aeg teha ja kellel veel ei ole väetist kas ostetud või mõtleb, et kas minna põllu peale või mitte, siis kindlasti meie nõustajad ka soovitavad tänasel hetkel ikkagi minna. Kui on vaja väetis, siis meil näiteks Laos selline toode nagu NS37 on täitsa olemas ja saadaval, et võtta oma halduriga ühendust ja saada oma väetamisega ka nii-öelda ühele poole. Kogenud need agronoomid ja põllumehed ju ütlevad, et ikkagi saak pannakse nii-öelda paika ikkagi võrsumise lõpuks. Jah, siis arvestama peab ju seda, et kui sa väetis ära paned, ega siis selle natuke läheb aega enne, kui ta juureni jõuab ja täna, kui niiskust pealt võib-olla juurde ei tule, et siis see nii-öelda siis sinna juurde minemine ei pruugi olla nüüd nii päris kiiresti. Ja mis siis, ega peale väetamist ju kohe tuleb ju taimekaitse ja taimekaitse osas siis tegelikult on ju väga oluline teha korralik haigustõrje ja lisaks on oluline kindlasti võidelda ka umbrohtude vastu ja ma ütleks, et meil on olemas Eesti kõige tugevam kõrreliste umbrohtude tõrjevahend Broadway-Star ja see on nüüd tegelikult ju piiranguvööndita, kui kasutada 90% siis triivi vähendavaid otsakuid. Nii et see on tegelikult väga oluline nüanss ja väga oluline info siis põllumeestele. Broadway-Star on selles mõttes ju äärmiselt oluline toode, et sellega saab tõrjeda just kõrrelisi ja meie talveseminaridel oli sellest ka juttu, kuidas lõuna poolt siis ikkagi nii-öelda uued kõrrelised meie maale tulevad, nii et selles mõttes on ikka väga oluline toode. Ja ma tooks tegelikult mainiks ära veel ka rapsi osa, sest tegelikult on ka rapsil ülioluline praegu saagi potentsiaali ju näitab põllu peal ja on väga oluline teha siis haigustõrje poskaga rapsile näiteks ja lisaks siis muidugi süsteemne kahjuritõrje, milleks täna annab võimaluse siis Sivanto Energy ja kõik selline täpsem info toodete kohta ja seda, kuidas mida teha, siis meie haldurilt kindlasti küsige üle. Aga need on olulised asjad, mida kindlasti kevadel silmas pidada, et oleks korralik saak ikkagi ka nii-öelda enda poolt tagatud. Mul on selles mõttes väga hea meel, et see Sivanto Energy on meil nii-öelda kasutuses ja sellel on ajutine kasutusluba ja tegelikult ka meie enda kolleegide poolt kõigile põllumeestele soovitus, et see on süsteemne kahjuritõrje. Nii et eelmisel aastal olime ju sellega väga hädas, nii et see toode peaks päästma nii-öelda päeval, et 25 aasta saaks korralikult tehtud. Ja Broadway-Star ja Sivanto Energy on tegelikult ka põllumees Tootsi põldudel täiesti nii-öelda plaanis kasutada ja on ka soetatud. On väga hea. Aga siit nende põllutööde juurest lähekski äkki siis vilja poole peale, et mis meil siis maailmas täna toimub ja ma arvan kindlasti paljusid põllumehi kõnetab küsimus, et mis siis täna eelkõige seda vilja hinda ehk turgu siis mõjutab? No iga päev tuleb teemat, eks ole, nende tollimaksude kohta.
ja ühel päeval üks info, teisel päeval järgmine info, nii et eks seda peab iga päeva nii-öelda üldmeedias siis jälgima, et kui me täna midagi ütleme, siis homme see info võib juba teine olla. Kuid muidugi peab ütlema, et on juba kindlasti mõjud meie majanduses ja on mõjud ka nii-öelda toorainetu turgudel. Nii et kui me vaatame praegu seda suuremat pilti, siis me näeme, et hinnad on alla tulnud. Üheks selliseks põhjuseks, miks hinnatasemed on praegu langenud, on kindlasti nõrk USA dollar. Ehk siis euro on tegelikult üle 3 aasta nii kõrgel tasemel, et praegu on ikkagi praktiliselt 1.14, et viimati oli selline tase kuskil 3 aastat tagasi ja loomulikult see tähendab, et meie nisu Euroopas on konkurentsist väljas ja see on viinud nii-öelda ka Matifi langusse. Ja kui vaadata tehnilist taset, siis tegelikult nüüd, kui me oleme läinud siin kõrgemale kui 1.12, siis tehniliselt me võime isegi siin tõusta euro osas siin 1.20-ni. See tähendab tegelikult jälle iga selline liigutus tähendab oma 4-5% ja hinna osas tugevat langust, nii et sellel on tugev mõju. See on nüüd otsene tollide mõju tegelikult suures pildis. See on igal juhul, see mõjutab igal juhul USA dollarit nõrkuse suhtes ja palju tegelikult ongi küsimärke, et kui tugevana see USA dollar ikkagi püsib, sest paljud toovad ju oma rahadega USA tulud ära ja tuuakse euroalasse, pannakse kulda, kulla hind on ju üles läinud ja see kõik mõjutab omavahelistes seoses ka siis tooraine turgusid, et me näeme ju tegelikult ka, kuidas nafta hind on alla läinud, eks ole, viljabörs on läinud alla meil siin Euroopas, aga näiteks USA turul on väike tõus olnud just Chicagos, sellepärast, et USA dollar on nõrgem ja selle võrra siis saadaks paremini müüa. Ja näiteks läbi selle on muutunud ka USA nisu näiteks täitsa konkurentsivõimeliseks, et kui Euroopa peaks tahtma importida, siis see täitsa kalkuleerib. Siia euro ja dollari juurde tegelikult sobib vaadata just ka fonde, et mis meil fondid viimati või nii-öelda teinud on, et varasemalt on ka fondid päris palju rolli mänginud ikkagi hinna muutustes, et mis meil hetkeseis on? No praegu samamoodi. Täna on fondid ikkagi panustanud puhtalt languse peale ja on rekord lühikeses positsioonis. Et see tähendab, et fondid panustavad langusele, nad näevad, et maailmas on praegu kõik hästi, aga nüüd kujutagem ette, kui nad peavad hakkama tagasi ostma, et kui maailmas midagi juhtub, siis fondid kiiresti hakkavad oma positsioone vähendama, see tähendab ostma ja kui keegi midagi jälle börsile ostab, siis see viib hinnad kiiresti tõusu. Nii et sellised ootamatud kiired liikumised võivad ühel päeval meid lihtsalt tabada, aga see peab mingi päästik olema selleks. Mingi trigger peab olema seal, aga seda me muidugi ei tea, kuna see tuleb. Me saame seda tagantjärgi mingi hetk öelda, et nüüd see oli. Aga igal juhul on fondid tõesti sellises positsioonis, mis ka viitab tegelikult turgude langusele. See näitab fundamentaali lihtsalt. Ja siit jõuamegi tegelikult nüüd praegu kevade juurde uuesti tagasi, ehk et me oleme tegelikult ju ka sisenenud või sisenemas ilmaturule, et mis meil ilmaga seotud praegu on info? Juba olemegi, et tegelikult ikkagi need samad kriitilised kuud on meil kätte jõudnud globaalselt, et kui me mõtleme, millisel laiuskraadil me asume, siis kõik suured nisukasvatuspiirkonnad asuvad ju samal lainel, et kui me võtame Venemaa, siis Euroopa, siis USA ja Kanada ja kui midagi nendes piirkondades peaks halvasti minema, siis kindlasti see mõjutab koheselt ilma, nii et hinda. Nii et ilm nendes piirkondades on äärmiselt oluline ja kui me praegu vaatamegi, et mis siis kuskil toimub, et alustame võib-olla kõige suuremates piirkondades, et Musta mere ääres on siin vahepeal oli ka selline külmalaine, kõik juba kartsid, et mis sealt tulla võib, samas on see kõik juba mööduv ja paanikat ei ole, nii et praegu ikkagi Venemaa kandis prognoositakse küll vähem saaki kui eelmisel aastal, aga piisavalt, sest seal on ka suured laavarud. Nii et seal praegu tundub, et on kõik hästi. Vahepeal Ukraina oli küll oma külviga natuke maas, kuid Ukraina põllumajandusministeerium kinnitas, et isegi see väike hilinemine ei muuda suurt pilti, nii et ka seal on kõik kontrolli all.
Vahepeal tuli maha lumi ka Rumeenias ja Rumeenias rapsipõllud olid lume all ja see ka natuke võdistas turgu, aga samas jälle mitte midagi paanikat see kaasa ei toonud, nii et ühesõnaga selles piirkonnas on kõik hästi. Kui edasi tulla Euroopa poole, siis võib öelda, et siin on natukene kuiv, et kui rääkisin ka siin prantslaste ja sakslastega, siis võib öelda, et ikkagi niiskust on vaja ja ega meil on ka tegelikult Eestis kuivavõitu, et sademed on väga oodatud, eks ole. Jah, et siin lumena mingil määral tuli maha ja see ikkagi on praegu päästnud, aga nüüd on kindlasti sõltub, et mis edasi tuleb ja need sademed on kindlasti olulised. Ja ilmakaardil on tegelikult ikkagi näha, et siin 2 nädala jooksul saab ka Euroopa vihma, nii et jälle selline pinge maas, kuid ütleme nii, et turuosalised tahavad väga otsida mingisuguseid punkte, et natukenegi hinda kergitada ja siis mingid kuulujuttu turule ajada, kuid kui vaadata ikkagi fakte, siis praegu üldpaanikat ei ole, et kui me vaatame Prantsusmaa põldude seisu, siis ikkagi 75% nisupõldudest Prantsusmaal on heas või väga heas olukorras ja näiteks eelmine aasta oli see 11% punkti võrra madalam, nii et tegelikult me oleme sisenemas väga heas perioodi, aga nagu ma ütlen, et meil on veel minna. USA-s on pilt sarnane Euroopaga, natukene kuivavõitu, eriti Kansase piirkonnas ja seal ütleme, et 47% on siis heas või väga heas olukorras võrreldes siis eelmise aastaga, kui see oli 55, nii et seal võib-olla on natukene kehvem olukord kui eelmine aasta, kuid jälle, et kui me vaatame suurt Ameerikat, siis jälle ei ole väga paanilist olukorda ja Kanadas samamoodi on praegu pilt okei, nii et suures pildis saame öelda, et ilmaga hetkel on kõik korras, nähakse sademeid ja kõik siis hoiavad pilku peal ja kõik tahavad väga targad olla muidugi, et mis see ilm siis teeb ja kus midagi siis nii-öelda, kus seda päästikut otsida. No seega siin ei olegi muud teha, kui oodata ja vaadata, mis see ilm siis tegelikult teeb. Ja, just nimelt. Aga vaatame korraks ka graafiliselt, et nisu graafikul on väga hästi näha, kui järsku siis nisu langenud on ja kui vaadata tehnilist taset, siis ikkagi kui hinnatase peaks hüppama mingil põhjusel tasemeni sinna 228, 230 detsembri Matifist, siis tegelikult tehniliselt näitabki see juba kõrget taset, nii et tänases selline 10 eurot võiks see hüpe siis olla, nii et kui mingi uudis peaks tulema, siis peab olema selleks valmis. Et hetkel ikkagi me püsime langustrendis just nendel põhjustel, mida siis enne sai rääkida ja tegelikult nisu ikkagi on eksportivates riikides ja ladudes väga palju, näiteks Prantsusmaalgi on 3 miljonit tonni nisu, mis on vaja nii-öelda veel ära müüa. Poolakad on väga agressiivsed, ka neil on väga palju veel vana nisu ladudes ja kui juurde siia võtta, nagu enne sai rääkida, et ilmastik on hea, siis näiteks Venemaa ka on deklareerinud, et kuskil 93% nisupõldudes on heas või väga heas olukorras, nii et selles mõttes ei ole kahjuks mingit sellist head infot, miks peaks siis Matif siin ilma mingite geopoliitiliste või ilmastiku pärast siis tõusma. Kui vaadata nüüd maisi graafikut, siis USA turgudel on tegelikult maisi futuurid üles läinud just selle samal põhjusel, et USA dollar on nõrk olnud ja see on tegelikult viinud ka natuke maisi tarbimist ülesse ja see on siis tõstnud maisi hindasi USA-s. Tegelikult on meil ka Eesti turul maisi hind tõusnud, sellepärast et maisi on vaja kaugemalt meile siia tarnida. Samal ajal on uue saagini veel aega, nii et see on hoidnud siin maisi hinda meil päris kõrgel, nii et täna tegelikult on juhtunud Euroopas see, et söödanisu ja versus siis mais, see vahe on praktiliselt olematu, et kuna maisi hind on lihtsalt ka Euroopas üles läinud, aga nisu on siis alla läinud. Ja maisi puhul on oluline see ära märkida, et USA, kes on siis kõige suurem maisitootja, on praegu maisi külvamas, kuskil 4% on külvatud ja seal on ka selles mõttes seda ilma oluline jälgida ja väga, väga tähtis, kui palju tegelikult ikkagi Ameerika põllumees maisi külvab, sest ka sellel kohtumisel, mis meil eelmine nädal oli, siis üks väga hea koostööpartner oli teinud analüüsi, et
et millises riigis on kõige odavam toota või milline on siis oma hind nii-öelda maisile ja tuli välja, et Ameerikas tegelikult maisi tootmise oma hind on vaata et kõige kõrgem, kõige odavam Brasiilias, nii et ikkagi tulevik on puhtalt ikkagi Ladina-Ameerika peal. Ja täna ka tegelikult Ladina-Ameerika ikkagi väga palju ekspordib, nii et kui palju nüüd ikkagi USA põllumees seda maisi külvab, saab olema ka tegelikult väga huvitav jälgida ja muidugi ilmastik mängib siin väga suurt rolli. Teine või ütleme siis kolmas suur kultuur, soja toodangut oodatakse Ladina-Ameerikast rekordiliselt, jälle on tõstetud siis nii-öelda toodangu prognoosi ja soja on praktiliselt siis Brasiilias koristatud ja Ladina-Ameerikast oodatakse siis üle 220 miljoni tonni soja ja loomulikult see on siis soja hinnad viinud ka alla, aga kui me vaatame nii-öelda graafikult, siis me näeme, et soja ubade futuurid on tegelikult tõusnud ja see on jälle põhjustatud siis USA dollari langusest, sest jälle need, kes ekspordivad, nemad saavad rohkem raha ja tegelikult kes kõige rohkem on võitnud USA dollari kursi langusest on just Ladina-Ameerika põllumehed, kes siis saavad tegelikult rohkem raha selle eest, et nad siis ekspordivad. Nii et kokkuvõttes me saame öelda, et tegelikult need põhikultuuride hinnad on ikkagi surve all ja nüüd on jälle küsimus, et kuidas see siis näiteks rapsi hinda mõjutab, et rapsi hind on ka siin kõikunud üles-alla. Ja kui me vaatame nii-öelda graafikult, siis on väga hästi näha, et tegelikult me oleme ikkagi langustrendis rapsil. Samas raps on nii väike kultuur, et igasugune uudis võib siin ikkagi mõjutada rapsi hinna liikumist. Täna tehniliselt me näeme, et hinnatase võiks liikuda siin Matifis 450-500 euro vahel. Ja praegu ikkagi prognoos Euroopa rapsile on kuskil selline 19 000 tonni, mis on rohkem kui eelmisel aastal ja imporditakse seda siis nii-öelda Austraaliast ja võib-olla natukene ka Kanadast, aga eelmine saade me rääkisime ka, et tegelikult kui Kanada nüüd ei saa ikkagi müüa oma rapsi piisavalt, siis Euroopa seda rapsi ka ei taha, et tegelikult Euroopa ei taha asendada oma puudu olevat rapsi Kanadaga täies mahus, nii et see tähendab, et vaatame, kuidas Euroopa rapsi toodang ikkagi siis saab olema, igatahes eurooplased tahavad Euroopa rapsi pressida, et see on nüüd ka nagu selgeks saanud siin vahepeal. No kindlasti on seal väga palju nüansse, miks see Kanada ma ei sobi, millest me tegelikult oleme eelnevalt ka rääkinud, nii et see on loomulik praegu, et tahad eelistades ikkagi kohalikku. Ja, et täna on hinnatasemed ikkagi jäänud alla 500 euro, aga kui me liidame sinna juurde ikkagi õli nii-öelda selle kvaliteedilisa, siis me räägime ikkagi hinnatasemest 500, nii et meil Tootsil on ju ka midagi vaja lukku veel panna, ka rapsi, eks ole. Just, et tegelikult on, kui me vaatasime ka enne hinnatasemeid, mis meil siin on, et midagi katastroofi hetkel ju veel ei ole, et need on olnud ikkagi ka eelmine aasta saagi koristuse ajal olid need ju tegelikult isegi madalamad, nii et selles mõttes ma arvan, et kellel veel ikkagi midagi fikseeritud ei ole, siis seda kindlasti oleks mõistlik teha ja vaatamegi kohe siis ka Tootsi hetkeseisu, et mis meil siis on. Ja, aga enne veel, kui Tootsi juurde läheme, ma ikkagi ütleks ära, et kokkuvõttes võime öelda, et tehniliselt ja fundamentaalselt me oleme ikkagi langustrendis kõikide suurkultuuridega. Et ainukesed, mis siis mõjutavad, ongi ikkagi see ilm, eks ole, et kui midagi peaks juhtuma ja fondid, kes siis sellest lähtuvalt peaksid midagi hakkama kiiresti ostma, et need võnked võivad siin turul tekkida, nii et sellest peab lihtsalt valmis olema, et aga muidu on surve ikkagi hindadele väga selgelt täna olemas. Ja võtamegi ette siit Tootsi. Ja kui me nüüd siia Tootsi tabelisse natukene vaatame, siis meil oli planeeritav saak umbes selline 2600 tonni jämedalt ja võime öelda, et hetkeseisuga on selline veerand enam-vähem sellest kinni pandud ja siis sellest 2/3, kui me seda vaatame, mis enne saagi koristust tuleb koristada, sellest oleme siis fikseerinud 36%, nii et tegelikult on minna ka. Ja nüüd ongi see otsustuse koht, et mida siis teha. Kui me vaatame põllupilti, siis põllupilt hetkel on üsnagi selline paljulubav, nisu ja raps ja ka
oder on tegelikult päris heas seisus. Nii et ütleme siis rapsi kogus on meil nagu nii suhteliselt väike, aga nisu ja odraga võiksime ikkagi edasi minna siin fikseerimisega. Ehk et ma hetkel ei pelga seal väga suurt mingit saagikadu, vähemalt hetkel veel mitte. Et arvestades seda, et hinnatasemed praegu on ikkagi söödanisu sinna 190 ringi. Just, söödanisu on 190 ringis, oder on seal 170-180 vahel pendeldamas muuga hindadena ja ma arvan, et see tegelikult ei ole halb tase jätkuvalt ikkagi. Ja arvestades ka ikkagi nii-öelda seda tootmise oma hinda, et igal juhul on toots kasumis, et eelkõige nisu osas, et nagu enne rääkisin ka, et laovarud on suured ja enne tegelikult tahtsin veel mainida ka seda, et eksportivates riikides ikkagi prognoosime siin 10 miljonit tonni rohkem nisu kui eelmisel aastal, nii et kui ma seda mõtlen, siis mina küll paneks nüüd Tootsil selle hinnatasemega järgmise koguse kinni. Jah, et ma just ka mitu korda me oleme tegelikult päris pikalt jälginud ja endal on kogu aeg kripeldanud, et tegelikult peaks midagi panema, aga vaatasidki seda, et me ei tea, mis sealt talve alt välja tuleb. Ja tänasel hetkel, kui see on selge, siis nüüd ma ikkagi, nagu ma enne ütlesin ka, et jätkaks selle poolega ja praegu ma isegi teekski sellise lükke, et paneks võib-olla nisul 100 tonni ja odral siis 50 tonni tänaste hindadega lukku ja vaatame siis, mis meil siis nädala või 2 pärast on, et vaatame jätkuvalt seda pilti jooksvalt edasi. Ja just nimelt, et isegi kui veel nagu peaks mingi hüpe turgudel tulema mingil põhjusel, siis on meil veel panna küll lukku. Just, et siin on veel aega minna ka koristushooajani circa 3 kuud, nii et selleni me saame rahulikult seda kogust siis nii-öelda veeretada, aga me kindlasti jälgime neid momente, et võimalik, et kui tuleb mõni suurem hüpe, siis tuleb ka rohkem kinni panna. Ja siis tuleb meil lihtsalt ka endal kiiremini reageerida, eks ole, et oleks meil siis kinni pandud. Just. Aga selleks korraks ka lõpetamine. Kohtume järgmisel korral ja siia lõppu mainin ära, et järgmine nädal on tulemas juba maamess. Me oleme maamessil ilusti olemas, nii et tulge meile külla. Kohtumiseni! Kohtumiseni!